Need valjud kõmakad jäid Kastre vallas turvakaamera salvestistele teisipäeva varahommikul, kui Hammaste külas plahvatas Ukrainast pärit droon. Sealt samast põllult tuvastasid Päästeameti pommigrupp ja PPA ka droonirusud. Ei Auvere juhtumi puhul ega ka Kastrest leitud rusudes osas pole veel selge, kas tegemist oli peibutusdrooniga või lõhkekeha sisaldava ründedrooniga. Eilse juhtumiga seoses kontrollis politsei lisaks Kastre vallale 2 piirkonda Lõuna-Eestis ja 1 Lääne-Eestis. Selleks kasutati nii patrulle, PPA droone kui ka lennusalga lennukit. Ülejäänud kohtades toimusid kontrollimised ikka päris põhjalikud ja praegu siis rohkem leid ei ole, mõni kontrollimine veel kestab praegu. Sotsiaalmeedias levib hoogsalt video, mis on filmitud teisipäeva öösel Tartus. Seal on näha, kuidas linna kohal lendavad 10 põlevad tulukesed, mis on väga sarnased ründedroonide parvele, mida oleme näinud näiteks just Luuga sadamas. Kas tegemist aga oli reaalsete droonidega, ei julge politsei kinnitada ega ümber lükata, sest tegu võis olla hoopis lindudega. Suhtume tõsiselt kõigesse, et me ei taha kuidagimoodi siis nagu alahinnata mingit informatsiooni. Mis ma oskan öelda? Et ka sellel ööl liikusin palju ringi, Lõuna-Eestis palju ringi ja täiesti huvitav on vaadata, kuule Tartu külje all, see on Grüne Fee kasvuhooned, kust palju valgust ikkagi ülespoole kumab ja kui üks selline reisihimuline haneparv sealt läbi lendab, siis see tegelikult alt vaadates on väga müstiline pilt. Sotsiaalmeedias levib viimased 2 päeva jõudsalt narratiiv, justkui oleks Eesti andnud Ukrainale loa lasta droonid õhku meie territooriumilt. Kaitseminister lükkab selle väite kategooriliselt ümber. No see on puhas Vene propaganda ja kõik, kes seda levitavad, ma soovitaks neil lõpetada sellise valenarratiivi levitamine, et see on kindlasti Kremli huvides. Kui sellist narratiivi levitada, sest Eesti riik kindlasti ei anna luba oma õhuruumi kasutamiseks. Ja olgu siin täpsus huvides ka ära öeldud, et Ukraina ei ole seda ka küsinud, nii et selles mõttes siin ei ole millestki isegi pikemalt rääkida. Pevkur kinnitab, meie õhuruum on meie oma ja meie kontrolli all. Kremli propagandaveskid jahvatavad aga hoolega ning juba kostub sealt ka ähvardusi. Безусловно, мы считаем, что если это имеет место, предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры. Ukraina on ametlikult vabandanud kogu Baltikumi ja Soome ees, et vasturünnakute tõttu on nende droonid meie õhuruumi jõudnud. Pevkuri sõnul on ta Ukraina kolleegidega ka pidevas suhtluses. Ukraina ametivõimudele on loomulikult see signaal edasi antud, et nad omalt poolt teeksid kõik, mis võimalik, et selliseid juhtumeid ei oleks. Neil on väga kahju, et selline asi juhtus. Nemad sellega kuidagi seotud ei ole. See on Venemaa mõjutustegevus ja nii tulebki seda võtta. Politseini on viimase ööpäeva jooksul jõudnud 10 teateid võimalike ründedroonide kohta. Peamiselt on teatete sisu just needsamad öösel nähtud vilkuvad tuled või kummalised helid. Politsei kontrollib iga tõsist niidi otsa. Me tahame loota, et me ehk oleme ikkagi enamusi ja kõik juba üles leidnud, aga näete, alguses ma ütlesin, et otsingud jätkuvad, et ju me püüame siis ikka rohkem ja rohkem veenduda. Päris välistada ei saa, kui see peaks juhtuma, siis ohutuse mõttes kindlasti mulle väga meeldib see Päästeameti pommirühma selline lihtne ja selge lause, ära puutu pommi, ehk siis täpselt, kui niisugune asi on, palun helistage 112, vaatame üle, millega tegemist ja saame hakkama. Pevkuri sõnul arendatakse ka meie õhutõrjet järjest kiiremini, et hulkuvad droonid ei jääks märkamata või paremal juhul ei pääseks üldse meie õhuruumi. Me peame ikkagi ka tunnistama, et kui me ei ole sõja ajal, siis me ei soovi endal õhuruumi kinni panna. Me ei soovi tsiviillennundust segada, mis tähendab seda, et need meie käitumise võimalused on kindlasti ahtamad kui oludes, kui näiteks õhuruum oleks täielikult suletud, aga seda keegi ei taha näha.